Küsimus, kes teda sellisena kutsus, kõlas üle mu isa luksusliku sünnipäevapeo, nagu oleks mu vend karjunud. Ei saa endale uusi riideid, naeris ta, tema pilk kinni mu taaskasutatud riidekleidil. Tema naine ei liikunudki, justkui oleks teine ring taaskasutus olnud midagi, mida ta vääris. Iga pea pöördus meie poole, iga silm hindas mind. Keegi ei öelnud sõnagi, samuti mitte mina, sest just sel hetkel astus restorani omanik meie laua juurde, naeratus näol. On au teid teenindada, proua Ivi, sõnas ta. Järgnev vaikus oli valjem kui nende naer, hetkeks arvasin, et olen selle ette kujutanud. Tema hääl oli rahulik, lugupidav ja kindel, silmad ei libisenud minust mööda, nagu kõikide teiste omad olid teinud. Ta seisis seal, justkui kuuluks see hetk vaid meile, ja ruum, mis oli täis inimesi, kes olid viimased 10 minutit mind hindanud, tardus. Mu venna naer murdus esimesena. See ei olnud dramaatiline, see ei purunenud, vaid lihtsalt libises nagu mask, mis kaotas oma haarde. Tema naine vilgutas kord, siis teist korda, justkui oleks ta vahele jätnud rea stseenist, mille ta arvas end peast teadvat. Mu isa nägu tõmbus segadusest kokku, uhke peremees, kes oli äkitselt ebakindel oma öö jooksul harjutatud istumisjärjestuse osas. Siis tundsin ma seda muutust, nagu voolav energia, mis kulges poleeritud laudade ja hoolikalt serveeritud toitude all. Inimesed kaldusid ilma teadlikult lähemale, mõned pöörasid pead omaniku poole, oodates selgitust, nalja, kõike, mis aitaks olukorda mõistetavaks muuta. Kuid omanik ei seletanud, ta ei pidanud seda vajalikuks. Ta noogutas mulle sooja ja professionaalse ilmega ning liikus edasi, et tervitada teist lauda. Just nii, nagu poleks midagi erakordset juhtunud, nagu ei oleks ta just ruumi ümber korraldanud. Võtsin aeglaselt hinge, mu käed olid rahulikud, mis mind üllatas. Minutit varem seisin peo ääres, mõeldes, kas oleks pidanud koju jääma. Kutse oli tulnud hilja, nagu mõte, mis oli peidetud viisakasse kohustusse. Mu isa tähtis sünnipäev toimus restoranis, millest ta oli nädalaid kiitnud. Parim koht linnas, oli ta öelnud. Raske on broneeringut saada, ütles ta seda viisil, nagu ta on öelnud enamiku asju viimasel ajal, tõendina oma edust, maitsest, olla selline mees, kellele inimesed kuulavad. Mina kuulasin ka, nagu alati. Olin selle kleidi valinud teadlikult, lihtsad ja puhtad jooned, ilma logodeta, selline riietus, mida võiks kanda igal pool, kuid mitte kuhugi kuuluda. Olin selle leidnud 6 aega varem, peidetuna sädelevate ja sünteetiliste kangaste vahele, ja see sobis, nagu oleks see mind oodanud. Ma ei mõelnud sellele enam kunagi, kuni astusin restorani ja tundsin, kuidas ruum mind hindas. Mu vend oli juba oma lugu rääkinud, numbrite ja mõjuvõimu kohta, ja kuidas ta oli kõvasti vaeva näinud, et asjad juhtuma panna. Tema naine naeris igas õiges kohas, mu isa nautis seda, kuldne heledus heitis alati mu venna ümber nagu keskpunkt. Tundsin seda koreograafiat. Kui mu vend mind märkas, muutus tema naer teravamaks, nagu oleks ta laval esinemas. Ta vaatas mind justkui plekki klaasil. Õhtu oli alanud nagu iga teine, kuid peagi muutus kõik. Kohviku atmosfäär, algselt soe ja sõbralik, muutus äkitselt külmaks ja rasketeks varjudeks. Kõik tundus minust kaugenevat, nagu oleksin ma eksinud ruumi, kus sotsiaalsed normid ja ootused olid paika pandud. Keegi oli öelnud midagi, mis tõmbas mu tähelepanu ja sundis mind endasse tõmbuma. Sõnad, millega oleksin võinud vastata, olid mul alati olemas, kuid seekord mingil põhjusel ei tulnud need välja. See ei olnud hirm, vaid pigem väsinud selgus. Ma ei tahtnud enam ühtegi õhtut veeta, tõlkides end midagi talutavaks, nii et jäin vaikseks. Tõrje, mis mind tabas, oli nagu külm dušš, see ei vajanud luba, et mul sügavale sisse tungida. Ümberringi inimesed muutusid kohmetuks, kas nad olid minust häiritud või tundsid nad piinlikkust, et minuga koos viibisid, ei osanud ma öelda. Üks naine naaberlaudade juures vaatas oma kleiti, seejärel tagasi minu poole ja tema näol vilksatas kergendus. Võrdlemine on instinktiivne ja see hetk, mis meie vahel tekkis, oli nagu peegeldus. Siis ilmus kohviku omanik ja tema lahkumisel naases vestlus ettevaatlikult ja ebamugavalt. Mu vend köhis, püüdes taastada rütmi. Suurepärane koht, eks, küsis ta liiga valjusti, naerdes, kuid seekord kõlas see üksi. Mu isa pöördus lõpuks minu poole. Kas sa tunned teda, küsis ta juhuslikult, kuid tema silmad otsisid mu näos vihjeid, mida nad olid võinud tähelepanuta jätta. Isiklikult mitte, vastasin ma ja see oli piisavalt tõene.
õhtusöök jätkus, kuid tunne oli nagu kõndimine hiljuti pragunenud jääl, igal hetkel võis midagi puruneda. Toidud toodi lauda, klaasid täideti uuesti ja kiidusõnu Jeffile jagati, kuid midagi fundamentaalset oli muutunud. Ootus, mis oli ruumi nii kindlalt sisenenud, tundus nüüd ebakindel. Vaatasin, kuidas mu vend enam ei katkestanud mind, kuidas tema naine vältis mu silmi ja kuidas mu isa uhkus muutus uudishimu sarnaseks. Keegi ei palunud vabandust, keegi ei küsinud olulisi küsimusi, kuid kergus oli kadunud ning selle asemel oli midagi haprat. Tundsin end kummaliselt tühjana, ei võidukana, ei õigustatud, vaid lihtsalt tühi, nagu oleks pikka aega olnud koorem, mis oli nüüd kadunud, jättes maha vaid sinika. See ei olnud see, kuidas ma olin ette kujutanud, et asjad lõppevad, mitte täna, mitte kunagi. Olin üles kasvanud õppides, kuidas olla ruumides, nagu see väike, kuidas hoida oma hääl tasakaalus, kuidas riietuda vastavalt nende ootustele, kes uskusid, et edul on oma ühtne vorm. Olin õppinud, millal rääkida ja millal vaikida, et see maksaks vähem. Olin õppinud, et vastutustundlik olemine tähendas ebamugavuste enda kanda võtmist, et teised saaksid mugavalt tunda. Kuid täna õhtul tundus see kõik äkitselt ajale jalgu jäänud. Magustoidu serveerimisel keeldus mu vend, öeldes, et on küllalt söönud. Tema naine vaatas oma telefoni, mu isa küsis minult, kas ma naudin õhtut. Noodates, nagu olin alati teinud, tundsin, et midagi on purunenud. Selgus, mis mind üllatas, tabas mind nagu välk, olin ületanud nähtamatu joone, hetkest, mil omanik mu nime ütles. Mitte sellepärast, mida see avaldas, vaid sellepärast, mida see ära võttis. Ma ei saanud enam teeselda, et see kõik on lihtsalt nii, nagu on, ma ei saanud enam varjata end mõtte taga, et vaikimine hoiab rahu, rahu polnud kunagi minule mõeldud. Peo lõppedes lahkusid külalised, tervitades üksteist viisakate hüvastijättudega ja harjutatud naeratustega. Mõned jäid veel, uudishimu tõukamas neid jääma, nagu oleks midagi olulist veel öelda. Üks naine puudutas mind õrnalt ja kiitis mu kleiti. Tema hääl oli pehmem, lugupidavam. Tänasin teda ja vaatasin, kuidas ta lahkub. Väljas oli õhk jahutav ja seisin hetkeks sissepääsu juures, kuuldes, kuidas linn hingab. Mu vend möödus minust, vältides minu pilku, võtmed juba käes, tema naine järgnes talle, kontsad klõbisedes liiga kiiresti. Mu isa kõhkles, siis ütles, et näeb mind peagi. Noodasin talle. Kui lõpuks ära pöördusin, ei tundnud ma, et oleksin midagi võitnud, pigem tundsin, et olen midagi kaotanud, ei osanud isegi nimetada seda versiooni endast, mis uskus, et vaikselt vastupidamine on sama, mis tugevus. Tundsin end nähtamatuna, peidus alahinnatuse turvalisuses. Ma ei teadnud, mis järgmiseks tuleb, vaid et see, mis just algas, ei olnud enam tagasipööratav. Esmakordselt pikka aega ei kartnud ma seda mõtet. Jäin laua taha isegi pärast seda, kui kõik oli vaikseks jäänud. Naer oli muutunud kohmakaks liikumiseks ning inimesed teeseldasid, et hetk ei olnud just ruumi pooleks lõhkunud. Taldrikud olid paigale pandud, keegi küsis teise joogi järele ja laua lõpus istuv naine kiitis valgustust, nagu võiks keskkond kustutada selle, mis oli öeldud. Keegi ei toonud seda teemaks, keegi ei vabandanud. Häbistamine ei kajanud, sest see ei olnud vajalik, see sobis liiga kenasti ruumi, mis oli juba selleks ette valmistatud. Just see osa haavaski kõige rohkem, mitte sõnad ise, vaid see, kui kergelt kõik tagasi normaalsesse libisesid, nagu oleks see stseen, mida nad olid varem harjutanud. Vaatasin, kuidas mu vend tükk tüki haaval vestlus tagasi võttis. Ta kallutas end ettepoole, rääkides loo, mis oli liiga valju, ning tõi naeru seal, kus ta soovis. Tema enesekindlus ei kõigatsenud, sest tema jaoks polnud midagi ebatavalist juhtunud. Ta ei olnud mingit piiri ületanud, ta oli lihtsalt rääkinud kohalt, kus ta oli alati lubatud olla. Ruum järgnes talle küsimusi esitamata, nagu oli alati olnud. Lapsena tutvustati teda esimesena, isa hääles oli uhkust, kui ta ütles tema nime. Iga peretuttav algas värskendusega mu venna elust, millega ta tegeleb, mida plaanib järgmiseks, millist riski ta sellel nädalal võttis. Isegi tema vead kätkesid endas heldust, ta ei olnud hoolimatu, vaid julge. Ta ei olnud vale, vaid õppis. Ambitsioon kattis kõike nagu lakk, läikiv ja andestav. Kui rääkida minust, muutus keel. Mina olen hästi hakkama saanud, olen iseseisev. Need sõnad kõlasid positiivselt, aga ei kutsunud järgima. Keegi ei küsinud, mida ma järgmiseks tahan, keegi ei küsinud, mida ma ehitan. Alati oli eeldus, et leian kõik ise vaikselt, segamata teiste lugusid.
Mu isa ei tahtnud mind haiget teha, see oli kõige raskem aktsepteerida. Ta ei olnud julm, ta oli lihtsalt järjekindel. Mu vend meenutas talle end, sama enesekindlus, sama kannatamatus, sama uskumus, et maailm reageerib kõige paremini jõule. Mina olin aga erinev, mõtlik, ettevaatlik ja peres, kus valjemus võrdsustati väärtusega, loeti see erinevus puuduseks. 7 aasta tagune jõulupüha jääb mind kummitama, see oli. Kogu meie pere oli kogunenud isa majja. Istusin seal rahulolev ja uhke, sest olin just teinud oma esimese tõsise investeeringu väikese osaluse tehnoloogia idufirmas, mis hiljem tõi mulle tagasi 12 korda rohkem, kui olin sisse pannud. Olin 26-aastane ja olin selle kõik saavutanud ilma kellegi abita, ilma sidemeteta ja ilma, et keegi teaks, et olin turge juba kolledžist alates uurinud. Õhtusöögi ajal mainisin seda mitte uhkeldamiseks, vaid jagamiseks. Isa noogutas ja ütles, et see on tore, kuid pöördus siis venna poole, et küsida tema uue auto kohta. Teema ei naasnud enam minu juurde. Teisel korral, kui olime kogunenud nõbupulma, kuulutas mu vend, et ta asub uue ärideega tegelema. Tubli aplaus täitis ruumi ja inimesed esitasid küsimusi. Isa pakkus, et ühendab ta investoritega, keda tundis. Kui mina aga mainisin, et olin juba 3 aastat juhtinud väikest investeerimisfondi, haldades vaikides mõne kliendi raha, kes minus uskusid, naeris vend ja ütles, see pole tegelikult äri, Ivi, see on hobi. Kõik naersid koos temaga. Isa ei parandanud teda. Mina naeratasin ja muutsin teemat. Halvim aeg oli see, kui küsisin abi, mitte raha, vaid toeks soovitust pangakaaslasele, kes saaks avada uksi, mida ma üksi ei saanud. Olin uurimistööd teinud ja teadsin täpselt, mida vajan. Vend naeris ja ütles, et mul seda ei ole vaja, et ma olen madala hooldusvajadusega. Isa nõustus kergendatult ja teema suleti. Siis õppisin ma, et abi küsimine tugevdas ainult arusaama, et mina olin see, kes ei vajanud tähelepanu. Et olla lihtne, tegi mind nähtamatuks. Aja jooksul muutus mu vaikus millegiks, mida inimesed ekslikult tõlgendasid isiksuseks. Sa oled lihtsalt vaikne, ütlesid nad, justkui see seletaks kõike. Nad lakkasid minuga ühendust võtmisest, lõpetasid minu arvamuse ootamise. Otsuseid tehti minu ümber, mitte koos minuga. Minu puudumine vestlusest muutus tõendiks, et ma ei kuulunud sinna. See roll tugevnes mitte minu valiku tõttu, vaid seetõttu, et teistele oli see mugav. Istudes sellel õhtul laua ääres, taipasin midagi üllatavalt selget. Venna kommentaar ei tulnud juhuslikult, see oli loogiline järeldus aastatest, mil olin endale vähem ruumi võtnud. Ta uskus, et tal on õigus naerda, sest keegi ei olnud teda varem parandanud. Tema naine järgnes tema eeskuju, mitte pahatahtlikkuse tõttu, vaid seetõttu, et ta oli astunud süsteemi, kus mu positsioon oli juba määratletud. Ta õppis hierarhiat kiiresti, nagu me kõik. See teadlikkus langes mu peale aeglaselt, nagu kaal, mida olin kandnud, ilma et oleksin seda märganud. Asi ei olnud selles, et ma ei oleks piisavalt hea olnud ega et ma ei oleks püüdnud. Probleem oli selles, et lugu oli varakult kirjutatud ja mind oli mängitud ilma minu nõusolekuta. Ent selgitamine ei olnud seda enne muutnud ja ei muutnud seda ka nüüd. Sõnad põrkusid struktuurilt, mis neid ei tunnustanud. Vaatasin laua ümber uuesti tuttavad näod, kes olid piisavalt etteaimatavad inimesed, kes arvasid, et tunnevad mind, sest nad olid mind aastaid tagasi sildistanud. Nad nägid mind sellisena, kes ei katkestanud, ei võistelnud, ei nõudnud. Nad ei näinud osi, mis elavad väljaspool nende vaatevälja. Ja esmakordselt ei tahtnud ma, et nad seda näeksid, mitte vanal viisil. Kuid midagi minus astus lavalt tagasi, kui mõistsin, et mul ei ole vaja nende eeldusi parandada. Ma ei pidanud oma rolli ümber kirjutama skriptis, mis polnud kunagi minu oma. Ma võisin lihtsalt lahkuda, mitte füüsiliselt, vaid emotsionaalselt ja vaimselt, just nii, nagu ma alati tegin. Nad arvasid, et tunnevad mind, kuid tegelikult tundsid nad vaid osa, mille mulle olid määratud. Chongpa, see kleit. Ma valisin kleidi, nagu ma valisin enamiku asju oma elus, vaikselt, ilma lubamata ja ilma kellelegi seletust andmata, kes seda ei vajanud. Hilisel pärastlõunal langes valgus mu magamistoa aknast sisse, kui ma seadsin kleidi voodile ja silusin kangast käega. Ma ei kontrollinud vigu ega kahtlenud oma valikus, lihtsalt tunnustasin seda. Ma teadsin, kuidas see neile näha paistab.
Ma ei olnud naiivne, ma mõistsin peresünnipäevade keelt, vaikset riietumisreeglit, mis ei olnud seotud mugavusega, vaid pigem signaalide saatmisega. Ma oleks võinud valida midagi turvalisemat. Mul oli kapis riideid, mis sulandusid paremini, riideid, mis kandsid õiget raskust ja õigeid eeldusi. Ma olin neid varem kandnud, nad olid mulle toonud pead noogutusi ja aeg-ajalt üllatunud kommentaare selle kohta, kui hästi ma välja nägin, justkui oleks see versioon minust ajutine uuendus, mitte inimene. Kuid iga kord, kui ma proovisin riietuda nende ootuste järgi, kadus minus midagi vales suunas. See ei olnud rahu, vaid kustutamine. Seisin peegli ees ja nägin kedagi, kes nägi vastuvõetav välja, kuid tundsin, justkui oleksin laenanud tõendi, et suudan käituda, kui seda nõutakse. Aja jooksul olin õppinud, et sobitumine toob endaga kaasa hinna, mida ma enam ei soovinud maksta. Kleit mu voodis ei olnud kallis, see ei pidanudki olema. Olin leidnud selle mitu kuud tagasi, kui ekslesin läbi taaskasutuspoodi ühel argipäeva pärastlõunal, sellises kohas, kus aeg kaotas oma haardest ja mitte miski ei nõudnud kiirusest. See ei olnud peidetud ega haruldane, lihtsalt tundus õige. Kangas oli raskust omades samas pehme, jooned olid olemas ilma pretensioonita. Kui ma selle selga proovisin, ei olnud peeglis etendus, ei olnud auditioni, vaid äratundmine. Inimesed arvasid, et taaskasutus tähendab kompromissi, et teise ringi valimine on piirangute tunnistamine, soov ümbritsetud kavatsusest. Nad eksisid. Mul oli uusi ja kallid riideid, tükke, mis tulid koos tšekkide ja ootustega. Olin neid kandnud üritustel, kus inimesed naeratasid heakskiitvalt ja siiski ei kuulnud, mida mul öelda oli. Hind ei olnud kunagi tähendanud kohalolekut, brändid polnud kunagi ostnud mulle autoriteeti. Taaskasutus andis mulle midagi muud, vabaduse. See eemaldas vajaduse muljet avaldada ja jättis alles küsimuse, mis tõeliselt loeb, kas see tundub nagu mina. Ükski bränd ei saanud sellele vastata, ükski trend ei saanud seda minu eest otsustada. Kui ma kandsin midagi, millel polnud lugu, tunnistasid inimesed, et neil ei olnud midagi, millele oma eeldusi kinnitada, see häiris neid. Kuid mind see ei häirinud. Kleiti selga pannes rändasid mu mõtted jõuludesse 2 aastat tagasi, kui kogu pere kogunes mu isa majja ja ma kandsin lihtsalt tumesinist kleiti. Olin leidnud oma riietuse kesklinna komisjonipoest, mitte midagi silmatorkavat, mitte midagi kulunud, vaid hoopis tagasihoidlik. Esialgu ei osanud ma sellele palju mõelda, kuni mu tädi Linda tõmbas mind köögi lähedal kõrvale. Ta pani oma käe mu käsivarrele, nagu inimesed tavaliselt teevad, kui nad kavatsevad öelda midagi, mida peavad heaks. Tema pilk liikus mu kleidilt mu näole. Oh kullake, sosistas ta madalamal häälel, kas asjad on hetkel rasked? Sa tead, et sa võid alati küsida, kui abi vajad. Pereliikmed hoolivad üksteisest, mu kõht tõmbus kokku. Kõik on hästi, tädi Linda, mulle lihtsalt meeldib see kleit, vastasin ma, kuid tema näos ei muutunud midagi. See ettevaatlik ja kaastunde täis naeratus oli endiselt kohal. Muidugi, kallis, muidugi, ütles ta, patsutades mu kätt 2 korda, nagu lohutaks last, kes ei mõista oma olukorda. Pea meeles, et me oleme siin sinu jaoks ilma igasuguse hinnanguta. Enne kui ma jõudsin vastata, liikus ta juba minu venna juurde, et kiita tema uut kella. Seisin seal hetkeks, hoides oma veiniklaasi, tundes, kuidas tema oletused, nagu raske mantel, mu õlgade langesid. Just see hetk avas mu silmad, ei olnud oluline, mida ma ütlesin, nad olid juba otsustanud, kes ma olen. Mu sõnad põrkusid nende järeldustelt nagu vihm klaasilt. Ainult rääkimine kinnitaks nende uskumust, et ma olin kaitsja, et mul oli midagi tõestada, et ma olin häbi tundnud oma olukorra pärast. Nii ma naeratasin, muutsin teemat ja veetsin ülejäänud õhtu, vaadates, kuidas mu pere arutas mu venna viimast ostu, samas kui keegi ei küsinud minult ainsatki küsimust mu elu kohta. Seistes nüüd oma magamistoas, tundsin endiselt selle hetke kummitust. Mu voodil olnud kleit ei olnud kuigi erinev sellest, mida ma kandsin eelmisel jõulul ja ma teadsin täpselt, mis juhtuma hakkab, kui ma täna õhtul restorani astun. Need pilgud, sosinad, hoolikas mure, mis varjas hinnangut. Oli hetk lühike, kuid aus, mil ma mõtlesin, et äkki siiski muudaksin oma riietust. Mu käsi liikus garderoobi suunas, disainerkleidi poole, mis endiselt kuivatuskotis rippus. Ostsin selle 3 aastat tagasi kliendilõunaks, kui ma veel arvasin, et õige riietus võib mulle koha lauas osta. Katsusin plastikut, tundes kanga raskust allpool.
Olin veendunud, et oleks nii lihtne see selga panna, sulanduda massi, vältida kommentaare ning veeta õhtu nii, et ma ei muutuks vestluse teemaks. Mu sõrmed viibisid hängeri juures kauem, kui ma tunnistada tahtsin, enne kui ma selle lahti lasin. Eemaldumine ei olnud mind kunagi kaitsnud, see oli ainult edasi lükanud vältimatut, venitanud ebamugavust aega mööda, kuni see tundus jäävat püsima. Täna õhtul ei tahtnud ma vaikselt taustale kaduda ja kuulata, kuidas mu elu valesti kokku võetakse. Ma ei tahtnud veeta õhtut tõestades, et ma suudan vajadusel kohaneda. Ma tahtsin saabuda iseendana ja lasta ülejäänud sündmustel ilma sekkumiseta kulgeda. Pidutsemise mõte hõljus mu peas, kui kogusin oma asju. Olin juba ette kujutanud, kuidas tuba on täis lihvitud enesekindlust, vaikselt pulbitsevat konkurentsi viisakate vestluste all. Ma teadsin, et kleit, mille olin selga pannud, tundus selles keskkonnas täiesti vale. Teadsin, et pilgud jäävad mu peale kauemaks, et mind hinnata ja kategoriseerida. See teadmine surus mu rinda, mitte hirmu, vaid kaalu kujul, mille ma olin endale valinud, et seista ukse juures ja peegli ette astuda. Seekord ei otsinud ma oma näost kinnitust, ei harjutanud ma naeratust ega valmistanud end ettekaitseks. Ma seisin lihtsalt paigal ja lasin end näha inimeselt, kelle arvamus oli tõeliselt oluline. Ma ei riietunud selleks, et olla aktsepteeritud, vaid et mitte reeta iseennast. See arusaam oli mul võtnud aastaid. Välja astudes tundsin, kuidas õhtuõhk oli jahe ja ükskõikne. Maailm ei hoolinud sellest, mida ma kandsin, kõnniteed ei mõõtnud mind, taevas ei võrdlenud mind kellegagi. See mõte andis mulle kindlust, kui suundusin oma auto poole. Olin kindel, et nad märkavad kleiti enne, kui mind ennast märkavad. Nad tõlgendavad seda just nii, nagu sobib nende juba olemasolevasse loosse. Tädi Linda ilmselt tõukaks mind taas kõrvale, pakkudes sama kaastundlikku naeratust ja ettevaatlikke sõnu. Minu vend leiaks viisi, kuidas midagi kommenteerida ja mu isa mängiks, et ta ei märka midagi, kuigi jälgib kõike. Kuid esmakordselt ei olnud see lugu, mida ma pidin parandama. Sulgesin ukse enda järel, helin oli kindel ja lahkusin vaikselt teadmisega, et mis iganes edasi tuleb, ei juhtu see kogemata. Restoranis astudes tundsin kohe, kuidas üksildus asendus pidulikkusega, mis ümbritses mind igast küljest, kuid ei puudutanud mind kunagi. Ruum oli täis rõõmsaid hääli, mis kargasid ja põrkusid, klaasid tõsteti ühesugustes žestides, mis tähendasid kuuluvust. Inimesed seisis rühmadena, kellel oli juba selge, kes kuhu kuulus. Mind ei tervitatud, ei juhatatud ega tõmmatud kuhugi. Peatusin hetkeks, et ruumi skannida, seejärel liigutasin edasi, olles teadlik, kui nähtav see väike iseseisus mind tegi. Esimesed pilgud tulid kiiresti, pilgud, mis viibisid veidi kauem kui viisakuse jaoks vajalik, silmad liikusid mu näolt kleidile ja tagasi, peatudes justkui midagi ei klappinud. Üks naine sissepääsu lähedal vaatas mind üle ja siis kummardus oma kaaslase poole, tema huuled liikusid ilma helita. Keegi teine naeratas viisakalt ja pöördus liiga kiiresti ära. Keegi ei öelnud midagi, nad ei pidanudki. Hinnang oli juba käimas. Liikusin perelauda, põigates mööda vestlustest, mis tõusid ja langesid, olles ettevaatlik, et mitte segada. Mida kaugemale ma liikusin, seda rohkem märkasin kontrasti, ülikonnad, mis olid lõigatud muljet avaldama, kleidid, mis olid valitud, et näidata pingutust. Inimeste vaikne ühtsus, kes teadsid, kuidas nad tahavad, et neid nähakse. Minu kohalolek segas mustrit ja tundsin seda väikestes kõhklustes ja ümberkalibreerimistes. Ma ei kahanenud, vaid jätkasin kõndimist. Laud oli täpselt selline, nagu ma ootasin, mu vend keskel, tema hääl kandes, käed liikumas, kui ta rääkis. Ta oli keset lugu, milles oli juttu riskantsest tehingust ja inimesed tema ümber kallutasid end õigel hetkel ettepoole. Mu isa istus lähedal. Käesoleval õhtul leidus ruumis koht, mis jäi tähelepanuta, kaugel servas. Ma istusin seal, märkamatuna, peaaegu nähtamatuna. Vestlus voolas mu ümber, kuid ei suunatud kunagi minu poole. Lauad kaeti toiduga, naer tõusis ja langes, kui mu vend rääkis ja vastas küsimustele enesekindlalt, nagu sellises seltskonnas tavaks. Mina kuulasin vaikselt, harjumusest. Mu kohalolek oli vaid äärmine joon, mis ei häirinud kedagi. Olin seal, kuid oleksin saanud jääda märkamatuks, lastes ööl lihtsalt mööduda. Just seda nad ootaski. Naer tuli kõigepealt, mu venna tuttav ja piirideta. See lõikas vestlusesse nagu terav nuga, nõudes tähelepanu.
Ta ei alandanud oma häält, ei vaadanud ümbritsevat, vaid pööras oma pilgu otse minule, seejärel tagasi laua poole, nagu kutsub kõiki jagama nalja. Hetk oli hoolikalt valitud. Ma ei saa endale uusi riideid lubada, ütles ta ja naeris taas, pilk mu kleidil. Tema sõnad langesid puhtalt, viivitamata, mitte ühtegi libastumist, mitte ühtegi viga. See oli esitus. Tuba tardus hetkeks, et sõnumit endasse võtta. Mõned inimesed naersid ebakindlalt, teised vaatasid oma taldrikusse. Keegi ei vaielnud vastu, sest tema sõnad tulid kohast, mida kõik tundsid. Enne kui sain täielikult mõista, kui rängalt see mõjutas, lisas tema naine oma osa, pehmem ja jahedam, nagu viimistlev puudutus. Kasutatud riided on ilmselt kõik, mida ta väärib, ütles ta, kallutades pead veidi. See katkestas õhku, tekitades tõmbetugevuse. Iga pea pöördus, iga silm leidis tee minu juurde. Seekord ei olnud pretensioone, ei olnud viisakat vältimist. Nad vaatasid mind avameelselt, uudishimu täis, nagu jälgiksid nad etendust. Tundsin nende tähelepanu, kuidas see mu naha külge vajus, raske ja nõudlik. Ma ei liikunud, ei naernud, ei püüdnud olukorda kergendada. Istusin paigal, käed laual, hoides oma kehahoiakut kindlalt. Olin teadlik ootusest, mis surus mu peale, vastuse, protesti, seletuse, väljapääsu ootamine, mis iganes, et lahendada äsja loodud pinget. Mu vaikimine venis, tekitades ebamugavust. Mõned inimesed nihutasid end toolidel, keegi köhatas. Mu venna naeratus kadus hetkeks, kuid teravnes seejärel taas. Ta ei olnud harjunud pausidega, mis ei kuulunud talle. Pöörasin pilgu isale, lootuses näha, kas ta sekkub, kas ta üritab hetke suunata. Tema silmad liikusid meie vahel, ta kõhkles. Nägin, kuidas ta kaalub segaduse ja mugavuse vahel, seejärel vaatas eemale, ütlemata midagi. Just see oli kõige valusam, mitte seetõttu, et ootasin päästet, vaid seetõttu, et selle puudumine kinnitas, mida ma juba teadsin, vaikimine ei olnud neutraalsus, see oli valik. Toas üritasid inimesed olukorda taastada, mõned naersid jälle, seekord sundides, teised vältisid minuga silmsidet, nagu pelgaksid nad, et see tähendaks kaastunde või julgust. Alandamine oli edastatud, tunnustatud ja vaikselt heaks kiidetud. Süsteem toimis nagu ette nähtud. Istusin endiselt, ei lahkunud, ei vabandanud, et eksisteerin. See valik häiris neid rohkem, kui ükski vaidlus oleks saanud. Minu venna nägu pingestus, tema ootused tõid kaasa alanduse, häbi ja taganemise. Kuid selle asemel, et leida vastust, valitses ruumis ootusärevus. Vestlus katkes, nagu oleks midagi lahendamata jäänud ja vend püüdis kontrolli tagasi haarata, tõstes häält ja rääkides taas mingist jutust, naerdes liiga kõvasti. Aga see ei kõlanud enam nagu varem. Tuba oli muutunud ja mitte minu kasuks. Vaikselt ja ettevaatlikult hakkasid kostma sosinad. Need ei olnud kõik kurjad, aga ei aidanud ka. Kaastunne hiilis sisse koos hinnangutega ja ma taipasin, et eelistan pigem viimast. Kaastunne tõstis mind siiski nende tasemest madalamale, sundides mind aktsepteerima nende versiooni loost. Nemad arvasid, et on mulle õppetunni andnud, et on taastanud hierarhia, meenutades mulle, kus ma kuulusin. Kuid nad ei mõistnud, et nende avalikud oletused olid paljastanud rohkem nende endi kohta, kui nad kunagi soovinud oleksid. Nad klammerdusid oma rollidesse, võtsid iseenesestmõistetavalt õiguse olla julmad, kui see oli tuttav. Ma ei vajanud sõnu, et seda mõista, ega pidanud end kaitsma, et seda selgelt näha. Nende tähelepanu all tundsin, kuidas mingi asi hakkas tahenema. Alanduse küsimus polnud peamine, vaid paljastamine, kui see oli nähtud, ei saanud seda enam varjata. Vestluslauas käivitus taas, nagu oleks see oskus, mis oli treenitud ebamugavust lahendama. Keegi küsis magustoidu kohta, teine kommenteeris muusikat. Taldrikud liikusid, klaasid täitusid uuesti, naer tagasi väiksemate ja ettevaatlikumate annustena. Tundus, et eelmine hetk tuli kiiresti matta, et see ei saaks ülejäänud õhtut saastada. Ma jälgisin seda reaalajas ja mõistsin kohe, et kui ma nüüd kõnelema hakkaksin, kui ma protesteeriksin või ennast kaitseksin, muutuksin ma segajaks. Mitte solvanguks, mitte julmuseks, see oli selle jutustamise tagajärg sellises ruumis, kus see sundis mind probleemiks, samas kui kõik teised jäid mugavustsooni. Alandus ei peatanud pidu, ei aeglustanud seda isegi. See neelati, kategoriseeriti aktsepteeritavaks kõrvalmõjuks.
kui ma keeldusin kaasa mängimast, kui ma nõudsin, et nimetaksin, mis just juhtus, oleksin mina see, keda süüdistataks mu isa sünnipäeva rikkumises. Ma tundsin seda mustrit juba hästi, see oli aastate jooksul erinevates koosolekutes ja vaidlustes, mis kunagi päris lahti ei läinud, harjutatud. Perekoosolek pärandi üle põletab endiselt mu mälu. Olin 24, kui isa kogus meid, et arutada, kuidas varasid tulevikus jagatakse. Minu vend sai detailsed ülevaated kinnisvaradest, investeerimiskontodest ja peretootmisest. Minu osa puhul lehvitas isa käega, öeldes, Ivi hakkab kenasti toime. Vend noogutas rahulolevalt. Mina küsisin, mida see täpselt tähendab. Isa ohkas ja ütles, et ma mõtleksin liialt. Koosolek lõppes ja teema ei tulnud enam kunagi tagasi. Olgu, see on lugu, mis peidab endas palju rohkemat, kui võiks esmapilgul arvata. See toimub ühes peres, kus suhted on keerulised ja ootused kummitavad nagu varjud. Ühel õhtul, istudes pereringis, mõistis peategelane, et küsimuste esitamine tõlgendatakse ahnuseks, samas kui tema venna ootused paistsid alati mõistetavad ja õigustatud. Ometi, kui ta üritas selgitada, miks ei saa ta osaleda perekonna planeeritud puhkuses, mille üle ei olnud temaga enne konsulteeritud, avanes uus konflikt. Ta seisis silmitsi tähtsa koosolekuga potentsiaalse pangapartneriga, mis võis muuta kõike tema fondi jaoks. Vend, kes arvas, et see oli pelgalt ärimängimine, naeris. Isa, kes soosib peresuhteid, soovitas tal peret esikohale seada. Kui peategelane osutas sellele, et keegi ei olnud tema ajakava uurinud enne puhkuse broneerimist, kuulutasid nad, et ta on lihtsalt keeruline. Puhkus toimus ilma temata ja keegi ei helistanud, et uurida, kuidas tal läheb. Kõige valusam hetk tuli, kui ta vastas venna kommentaarile ühel õhtusöögil. Vend tegi nalja, et temast ei saa kunagi suurt midagi ja kogu laud naeris. Peategelane vaatas talle otse silma ja ütles rahulikult, sa ei tea tegelikult midagi sellest, mida ma teen. Lauas valitses vaikus. Vend naeratas ja ütles teistele, näete, ta on alati olnud kadedus. Need sõnad jäid kohe kõlama. Alates sellest hetkest sai iga tema vastuseisu lihtsalt kõrvale heita selle sildi taha, mis temast räägiti. Iga kord, kui ta sõna võttis, kordus sama stsenaarium, struktuur ei paindunud, vaid kindlustas end veelgi. See arusaam teravnes õhtusöögi ajal. Ta jälgis, kuidas kiiresti ruum kohandub, kuidas inimesed valisid mugavuse õiguse asemel. Sellistes olukordades muutub see, kes reageerib lugupidamatusele, probleemiks, samas kui see, kes seda teeb, kui kuulub õigesse gruppi, on õigustatud otsekohesuse või naljavarjus. Vend omas seal võimu, tal oli alati see. Tema oli gravitatsuse keskus, peategelane aga oli vaid detail. Kui ta talle avalikult vastu oleks hakanud, ei oleks teda kuulda kui enda eest seismist, vaid kui korratuks segajaks. Seetõttu valis ta vaikimise, mitte talumise, vaid vaatlemise. Vaikus andis talle midagi, mida sõnad ei suudnud, selguse. Ta märkas, kes naeris kohe ja kes kõhklevalt, kes vältis tema pilku ja kes vaatas teda millegagi, mis meenutas ebamugavust. Ta nägi, kuidas inimesed aktsepteerisid solvangut tõena ja kui vähe vastupanu see kohtas. Keegi ei tundnud end üllatuna, mis andis mõista, et see polnud erandlik olukord, vaid lubatud käitumine. Ta jälgis oma venda tähelepanelikult, vend ootas tema reaktsiooni, isegi kui üritas seda peita uue naljaga. Tema enesekindlus sõltus vastusest, ilma selleta näis ta hetkeks kaotavat oma tasakaalu. Tema naine vaatas laudringi, hinnates ruumi ja kohandades oma kehahoiakut. Sel hetkel selgus otsus, rääkima asumine maksaks talle kontrolli. Vaikus säilitaks selle. Ta küsis endalt, mida ta sellest hetkest võita võiks, kui end kaitseks. Vabandust. Kummalisel kombel polnud see tõenäoline. Arusaamine. Veel vähem. Ta sai ainult ajutist kergendust, et oli midagi öelnud, ning seejärel tuttava tagajärje, et teda süüdistatakse ülereageerimises. Kui ta vaikis, hoidis ta endale midagi väärtuslikku, oma väärikust. Ta keeldus andmast neile rahuldust, et näha teda heitlemas heakskiidu nimel ja ta ei kavatsenud rolli, mille nad talle olid määranud, mängida. Korrektne, nad eksisid mu vaikimise tõlgendamisel kui alistumise märgil. Irooniline, et nad arvasid, et olen oma koha aktsepteerinud, kuid nad ei näinud, et olin lihtsalt loobunud osalemast. Ma ei vaielnud enam nende raamistikus, vaid astusin sellest välja.
Nad uskusid, et vaikimine tähendab kaotust, kuid nad ei mõistnud, et kõik vastasseisud ei alga sõnadega, mõnikord algavad need vaid siis, kui lõpetad teisele poolele ootuste täitmise. Vaikimine ei purunenud, vaid venis, paksenes ja asus meie laua kohal nagu peatatud hingetõmme. Keegi ei julgenud esimesena seda vabastada. Lähedal toimusid katkised vestlused, kuid meie oma jäi tahapoole, takerdununa millegi suhtes, mida keegi ei osanud nimeta. Ma istusin endiselt, käed lõdvalt ristis, poos muutumatuna. Ma ei valmistanud end millekski ette, ei taandunud ka. Just siis märkasin ma liikumist enne, kui keegi teine seda tegi. Mitte sellepärast, et see oleks valju või dramaatiline, vaid seetõttu, et see oli sihikindel. Nägemisnurga äärest astus üks kuju ruumi servast eemale ja hakkas meie poole kõndima, kahtlemata, mitte ringi vaadates, vaid lihtsalt edasi liikudes, kindlusega, mis lõikas müra läbi. Ma ei pööranud pead, ei olnud seda vaja. Tähelepanu nihkus tema ümber, vestlused vaibusid, keegi sirutas end istmes, keegi teine jäi keset lauset seisma. Ta peatus meie laua kõrval, mitte meie laua otsas, mitte mu venna lähedal, mitte kusagil, mis oleks sobinud vanasse hierarhiasse. Ta seisis minu kõrval. Siis tundsin ma seda ruumi peent ümberkalibreerimist, kuidas pilgud suundusid uuesti, hinnates stseeni uue teabe valguses, mida nad veel ei mõistnud. Miss Ivy, ütles ta, tema hääl oli mõõdetud ja selge, lõikudes läbi jäägise vestluse. On au teid täna õhtul teenindada, need sõnad maandusid ja jäid õhku. Mu venna naer suri keset hingetõmmet, tema naise ilme külmus, seejärel libises see piisavalt, et paljastada peidetud arvutused. Mu isa vaatas äkki üles, liikumine peaaegu tahtmatult, nagu oleks ootamatu heli lõpuks temani jõudnud. Keegi ei rääkinud, keegi ei naernud, keegi ei küsinud selle esitlemise kohta. Selles hetkes ületas omaniku autoriteet kõik varasemad eeldused, mis lauda valitsesid. Mina kohtusin tema pilguga ja noogutasin vaid korra. Aitäh, ütlesin, hoides oma häält tasakaalus, pakkumata midagi enamat. Ma ei selgitanud, ei laienenud, ei pehmendanud hetke kellegi teise mugavuse nimel. Omanik naeratas viisakalt, noogutas ja astus tagasi, juba pöördudes eemale, tema osa täidetud. Ta ei viibinud, ei täpsustanud, ei olnud vaja. Selle mõju püsis igal pool. Tuba ei kiirustanud vaikust täitma, seekord see istus selles, uurides tagajärgi. Inimesed, kes olid varem nii kiiresti naernud, uurisid nüüd oma taldrikuid, klaase, mis iganes, aga mitte mind. Need, kes olid varem vaiksed olnud, vaatasid äkki valvsalt ringi, teades, et maa nende jalge all ei pruugi olla nii stabiilne, kui nad arvasid. Minu vend toibus esimesena või vähemalt üritas. Ta lasi välja väikese naeru, kergema kui enne, suunatuna mitte kellelegi. Õhtu kulges tavapäraselt, kuid ühel hetkel muutus õhkkond. Meie laua juures, kus kõik naeratasid ja vestlesid, tundus, et kellegi tähelepanu oli suunatud minule. Tundub, et täna õhtul tõstetakse teenindus tõeliselt uuele tasemele, märkis keegi, kuid see kommentaar ei leidnud vastukaja. Nalja rõngas õhus, kuid keegi ei haaranud sellest kinni. Minu naine ei naeratanud, ei öelnud sõnagi, tema pilk libises minust eemale. Isa jälgis mind vait, nagu vaataks ta tuttavat objekti tundmatu valguse käes. Ta ei küsinud ühtegi küsimust, ei midagi ilmselget, ei midagi muud. Selle asemel jälgis ta mind, püüdes mõista, mis minu sees toimub. Kümmekond inimest meie ümber jätkasid pidutsemist, kuid õhkkond oli muutunud. Keegi ei maininud enam minu riideid, ei öelnud nalju minu arvelt. See vaikus oli tajutav, koormatud tähendusega. Inimesed rääkisid ettevaatlikumalt, naer oli mõõdetud ja pilgud ettevaatlikud. Kindel enesetunne, mis varem ruumis valitses, oli asendunud ettevaatlikkusega. Jõudsin arusaamisele, et mu vaitolek ei tulnud mitte nõrkusest, vaid valikust. Mida vähem ma rääkisin, seda rohkem tõde ruumis kajas. Tundsin, kuidas küsimused kuhjusid, kuuldamatuna ja viisakate nägude taha peidetuna. Kes ma olin omaniku jaoks? Miks ta minuga nii rääkis? Mida teised teadsid, mida mina ei teadnud? Minu vend muutis oma asendit, kohendades pintsakut ja vaadates ringi, nagu otsiks ta liitlast. Ta oli alati olnud ruumijuht, kindel ja domineeriv. Kuid nüüd ootas ruum, mitte ei järginud teda. Kui ta uuesti rääkima hakkas, puudus tema hääles varasem enesekindlus. Ta kommenteeris menüüd, veini, mis tahes neutraalset teemat, et oma jalgealust kindlustada, kuid see ei töötanud.
Energiat oli tundeid mööda liikunud. Mu isa kummardus veidi lähemale, mitte piisavalt, et see silma paistaks, kuid piisavalt, et ma märkaksin. Ta ei rääkinud, kuid tema tähelepanu oli suunatud ainult mulle, püüdes leida konteksti. Ta oli loonud oma arusaama minust vaikselt, kuid ei osanud arvestada sellega, mis just juhtus. Õhtu jätkus, kuid miski ei naasnud endiseks. Vestlused liikusid turvalisemate teemade poole, inimesed rääkisid minuga ettevaatlikumalt, mõned uue viisakusega, mis piiras austust, teised aga neutraalse häälega. Keegi ei küsinud otse, ei vaielnud muutusele vastu, nad aktsepteerisid seda, sest autoriteet oli rääkinud ja autoriteet ei pea harva end seletama. Ma ei tundnud end triumfeerivana, vaid pigem selge arusaamisega. Olin kinnitanud midagi, mida olin kahtlustanud, kuid kunagi ei olnud tõestanud nii selgelt. Ma ei pidanud end kaitsma, ei pidanud kedagi parandama. Tõde, kui see on õigesti välja öeldud, omab oma kaalu. Nad ei küsinud, kes ma olin, ei küsinud, mida ma teen. Ja nende ettevaatlikkuses, selles kollektiivses pausis, taipasin ma midagi olulist, küsimused olid muutunud ohtlikeks. Iga vastus, mille ma nüüd annaksin, võiks viia juba alustatud asja lõpule. Peod jätkusid, kuid nende rütm oli muutunud. Kuna mu nimi kõlas ruumis, kui keegi autoriteetne selle välja ütles, muutus kõik ühtäkki. Uued reeglid, mida keegi ei olnud sõnadesse pannud, võtsid võimust. Vestlused jätkusid, kuid need liikusid ettevaatlikult neutraalsele pinnale. Naeratused naasesid, kuid nad olid nüüd hilja ja lahkusid varakult. Inimesed vaatasid mind teistmoodi, mitte avameelselt, mitte julgesti, vaid ettevaatliku uudishimu saatel, mida varem polnud. Selles kõiges polnud minu jaoks midagi uut. Tundus, et see oli alles uus nende jaoks. 3 aastat tagasi, ühel teisipäeva pärastlõunal, astusin ma esmakordselt sellesse restorani. Koht oli peaaegu tühi, seal ei olnud veel tuntud kokka, ei ootenimekirju, lihtsalt mees nimega David Reynolds, kes seisis leti taga, käised üles keeratud ning läks läbi kviitungite, pühendudes sellele tööle nii, et nägin, kui palju ta oli sellesse kohta investeerinud. Olin kuulnud restoranist oma investeerimisfondi kolleegilt, kes mainis seda möödaminnes kui kohta, millel on potentsiaal, aga mitte kapitali. See fraas jäi mulle meelde, sest olin oma karjääri üles ehitanud just selliste kombinatsioonide äratundmisele. Ma ei tutvustanud end oma perekonnanimega, ei rääkinud oma perest ega nende rahast. Astusin sisse kui tavaline klient, tellisin lõuna ja jälgisin, kuidas toit oli suurepärane, teenindus tähelepanelik, kuid mitte ülemängitud. Ruumi iseloom oli loomulik, see tuli justkui iseenesest. Kuid mis oli tõeliselt oluline, ma märkasin, kuidas David oma töötajatega rääkis. Ta teadis nende nimesid, küsis nende elu kohta. Kui noor teenindaja tegi tellimusega vea, parandas ta selle vaikselt, ilma piinlikkust tundmata. Pärast toidu lõpetamist palusin, kas saaksin omanikuga rääkida. David tuli üle pühkides käsi rätikusse, oodates ilmselt kaebust, aga küsisin hoopis tema laienemisplaanide kohta. Ta naeris, üllatunud, laienemine. Ma üritan järgmiseks kuuks üüri maksta. Me rääkisime 2 tundi esialgu mitte prestiižist või kasvustrateegiatest, vaid hoopis marginaalidest, kvaliteetsete koostisosade hindadest ja sellest, kui palju kliente nad hindade osas taluda suudavad. Rääkisime töötajate hoidmisest ja sellest, miks ta ei tahtnud töötajate toidu pealt kokku hoida. Rääkisime kiire kasvu riskidest ja väikese hoidmise kuludest. Ta ei müünud mulle unistust, vaid näitas mulle oma reaalsust. Tema raamatud olid laua peal avatud ja juba poole tunni pärast olid tema prognoosid konservatiivsed, peaaegu pessimistlikud. Kui küsisin, mida ta teeks olulise investeeringu korral, rääkis ta mitte Michelini tähtedest ega meediakattest, vaid ventilatsioonisüsteemi parandamisest, teise souskoka palkamisest, et tema meeskond ei väsiks ning lõpuks ka Valkin külmkapi asendamisest, mis purunes iga teise kuu. Just sel hetkel sain aru, et see polnud mees, kes ajas kuulsuse järele, see oli mees, kes üritas luua midagi tõelist. Otsustasin enne lahkumist, et tahan investeerida. Ta küsis, kellega ma olen, millise firma või fondiga, kuid ma vastasin, et see tuleb minult isiklikult. Ta küsis, miks, ja ma ütlesin, et usun sellesse, mida ta teeb, ja et mul ei ole vaja oma nime selle külge kinnitada, et teada, et see on õige valik. Järgneva 2 nädala jooksul leppisime kokku tingimustes, ma olin selge ja otsustav, et alguses ei soovinud ma, et mu nimi seinal oleks.
Mitte mingit tunnustust üritustel, mitte mingit soovi, et meie suhe muutuks tehinguliseks, nagu see sageli nähtavuse tõttu juhtub. Olin näinud, kuidas investorite nõudmine tunnustuse järele muudab iga suhtlemise arvutuseks, iga otsuse ego filtreeritud. Otsisin distantsi, selgust, soovi toetada midagi, ilma et see muutuks minu jutuks. David mõistis mind ja ei küsinud asja üle, ta nägi diskreetsust usalduse vormina. Järgneva 3 aasta jooksul ehitasime partnerlust, mis eksisteeris peaaegu täielikult avalikust silmast eemal. Käisin aeg-ajalt, alati kui tavaline klient. Me rääkisime telefonis kvartali numbritest. Kui ta vajaski teise asukoha jaoks täiendavat kapitali, andsin selle ilma kõhkluseta. Kui üks keeruline üürileandja ähvardas üüri tõsta mõistlikkuse piiridest kaugemale, tutvustasin teda kinnisvaraanalüütikuga, kes spetsialiseerus just sellistele läbirääkimistele. Ma ei küsinud kunagi tagasi, rohkem kui äri tõeliselt pakkuda suutis, ega sundinud teda kasvama kiiremini, kui tema meeskond suutis hakkama saada. Ta ei murdnud kunagi mu usaldust. Nii ma temale olengi vaikne toetaja, kes ei osalenud avamistele ega poseerinud fotodele, vaid ilmus vaikselt, kontrollis aeg-ajalt olukorda ja jättis töötavatele inimestele võimaluse tunnustust saada. Minu nime mainimine sel ööl ei olnud katse mind paljastada või tõsta, vaid David oli jälginud üle toa, kui mu vend midagi ütles. Ta oli näinud tasakaalu puudumist, puudust austusest ja tegutsenud ainsal viisil, kuidas ta teadis, tunnustades mind, nagu ta alati oli teinud, ilma dramaatilisuse ja seletusteta. Tagasi lauas ei teadnud mu perekond sellest midagi. Nad tundsid muutust ilma, et oleksid mõistnud selle allikat, mis tegi olukorra veelgi ebastabiilsemaks. Mu vend istus sirgemalt kui enne, tema enesekindlus muutumas hapramaks. Ta pilk libises korra minu poole, siis taas ära, nagu kardaks ta liiga lähedale vaatamisega avada midagi, millega ta polnud valmis silmitsi seisma. Tema naine vältis nüüd täielikult mu silmi, varasem kindel suhtumine asendunud ettevaatliku neutraalsusega. Mu isa vaatas mind viisil, nagu ta kunagi varem ei olnud, mitte kriitiliselt, mitte põlgavalt, vaid tähelepanelikult. Ma oleksin võinud tõe välja öelda, see oli seal, valmis räägitud saama. Ma oleksin saanud pinget leevendada, segadust selgitada ja tunnustuse, mis mul just oli, enda kasuks pöörata. Kuid kergendus ei olnud asi, millele ma sihtisin, ajastus oli. Tõde, mis oleks liiga varakult välja öeldud, oleks filtreeritud läbi kaitse ja uhkuse. Seetõttu hoidsin ma end tagasi. Nad arvasid, et tõe teadmine toob mulle leevendust, kuid eksisid. Selle enda teada hoidmine, valimine, millal ja kuidas see pinnale tõuseb, andis mulle rohkem kontrolli, kui mis tahes hetkeline avalikustamine kunagi võiks. Pidustused ei lõppenud, kui muusika vaibus või kui taldrikud koristati. Need püsisid, ripnedes selle vahel, mida kõik teeseldes normaalsetena nimetasid, ja selle vahel, mida keegi neist ei soovinud välja öelda. Külalised naeratasid ja võrdlesid oma graafikuid, telefonid vilkusid hetkeks ja kadusid siis taas, mantlid koguti kokku. Istusime laua ümber, vestlus oli muutunud ettevaatlikuks, nagu oleks iga lause pidanud enne ütlemist läbi mõtlema. Kui David mikrofonile lähenes, et tänada kõiki kohalolekute eest, tõmbas see hetk automaatselt kogu tähelepanu enda poole. Ta rääkis saavutustest, tänust ja aastast, mis vääris korralikku tähistamist. Siis lisas ta midagi väikest, mis kõlas rohkem kui viisakus, mitte pealkirjana. Õhtu oli täielikult kaetud kui kingitus, auavaldus, mis pidi laskma perel nautida õhtut ilma logistika muredeta. Ilma nime ja uhkete sõnadeta, lihtsalt lause, mis hõljus õhus ja jäi sinna. Mu isa silmad avanesid üllatusest, tema näol säras hetkeks uhkus, enne kui ta naeratusele üle läks. Ta sirutas end, noogutas ja aktsepteeris mõtet, et keegi kuskil oli soovinud teda austada. Mu vend kummardus ette, nagu tahaks ta kohe õhku täitma asuda. Peab olema üks isa vanadest klientidest, ütles ta, tema hääl püüdis olla rahulik ja autoriteetne. Sa tead, kuidas need asjad käivad, inimesed mäletavad teenuseid. Tema naine noogutas kaasa, tema naeratus oli harjutatud, käsi puhkamas tema õlal, justkui saaks pelgalt lähedus anda krediiti. Tuba nõustus selle oletusega kergesti, oletused eelistavad tuttavaid kujundeid. Vaatasin, kuidas mu vend võttis krediiti millegi eest, millest ta polnud midagi kuulnud, ja märkasin, kuidas tema naise naeratus laienes, kui nad mõlemad nautinud peegeldavat tähtsust. Mu isa kiindumus vendadele oli silmnähtav, nagu oleks see saladuslik heldus kuidagi tema kontaktide kaudu korraldatud.
Kuid minu rindes keeras midagi, mitte täpselt viha, vaid midagi vanemat, midagi, mida olin aastaid endaga kandnud, ilma et oleks suutnud seda nimeta. Mõtlesin, kui palju see õhtu mulle maksma läks, $18,000. See ei olnud väike summa, mitte raha, mida ma kergekäeliselt kulutasin. See tähendas kuude kaupa hoolikat planeerimist, arvestatud tagasimakseid ja kannatlikkust. See oli täpselt see summa, mille üle ma 3 päeva jooksul vaagin, enne kui lõpuks otsustasin. Ja nüüd vaatasin, kuidas mu vend naeratab ja õlgadega õhkab, nagu oleks ta kogu asja ise korraldanud. Ühel teraval hetkel tahtsin ma öelda, et see kõik oli minu tehtud. Sõnad olid justkui õhus, täielikult vormitud, mina maksin kõigi eest, iga taldriku, iga veiniklaasi, iga magustoidu eest, mida sa praegu lõpetad, mina, mitte isa vanad kliendid, mitte ükski teie tuttavatest, vaid mina. Mu käsi tõmbus ümber veeklaasi, tundsin kondensatsiooni oma peopesas, külm ja reaalne. Kuid ma ei rääkinud. Sundisin sõnad tagasi ja võtsin aeglase hingetõmbe, sest ma teadsin, mis juhtuks, kui ma seda teeksin. Mu vend leiaks viisi, kuidas muuta see kõik enda ümber, kuidas ta ei teadnud, kuidas oleks pidanud midagi ütlema, kuidas nüüd, kui rahamängus, asjad muutusid. Mu isa tunneks end ebamugavalt, isegi kohatult, et tema tütar oli maksnud, mitte tema. Kingitus muutuks võlgnevuseks, žestehinguks ja kuidagi lõppkokkuvõttes peaksin ma vabandama, et kõik end ebamugavalt tunnevad. Olin seda juba varem näinud, sünnipäev, mil ma üllatasin isa esimese väljaande raamatuga, millest ta oli aastaid tagasi rääkinud. Selle asemel, et tänu saada, olin saanud küsimusi, kuidas sa selle leidsid? Kui palju see maksis? Kas sul on seda endale lubada? Kord, kui mu vend naljatas, et ilmselt olin ma kuskilt ootamatult raha saanud, seadis isa raamatu kõrvale ja ei rääkinud sellest enam kunagi. Otsus maksta selle õhtu eest ei olnud sugugi impulsiivne. Nädalad varem, kui plaanid olid kujundamisel, arutati detaile ja muudeti neid perekonna grupichatis, kuhu olin lisatud nagu pärast mõtteid. Olin märganud, kuidas pinged vestlustesse hiilisid. Kõik algas sellest, kui mu vend kirjutas, ma arvan, et suudan meile uues kohas kesklinnas hea diili saada, las ma teen paar kõnet. Isa vastas kiiresti, hoida eelarve mõistlikuna, ma ei taha, et keegi üle pingutaks. Seejärel vastas mu vend jälle, ära muretse eelarve pärast, isa, ma korraldan selle. Vaikne alateadlik konkurents oli selgelt kohal. Mu vend positsioneeris end kui pakkujat, korraldajat, seda, kes asju käima lükkas. Minu nime ei olnud kordagi plaanimises mainitud. Mind lisati grupichati 3 päeva enne pidu, lihtsalt teavituseks ja ilma igasuguse sisendi palumiseta. Vaatasin, kuidas sõnumid kuhjusid, kes katab mida, kes tegeleb millega. Logistika all peitus vaikne võitlus. Mu vend oli üritanud kontrollida peo toimumiskohta, viskates vihjeid oma tutvuste kohta ja kuidas ta saaks hea diili. Isa jälgis iga kulutust, muretsedes, kuidas see kõik välja näeb. Olin meenutanud varasemaid sünnipäevasid, kuidas tähistamine alati kaasnes hindadega, mis polnud ühelgi arvel kirjas. Pärast üritusi toimusid vaidlused selle üle, kes oli piisavalt panustanud ja kibedus, mis kestis kuid. Generoossus muutus relvaks ja tänulikkus võlgadeks. Isa 60. Sünnipäev oli olnud kõige hullem. Mu vend korraldas kõik ja seejärel meenutas järgmise 6 kuu jooksul kõigile, kui palju see talle maksma läks. Iga perekonna koosolek sisaldas viidet sellele peole, mida ma isale korraldasin, ning iga vestlus rahast tõi tagasi tema ohvri. Kui tänupüha kätte jõudis, olin selle loo nii palju kordi kuulnud, et oleksin seda sõna-sõnalt edastada osanud. Soovisin, et see aasta oleks erinev, mitte suurem, vaid puhtam. Tahtsin eemaldada kõik relvad, enne kui neid saaks laadida. 3 nädalat enne pidu helistasin Davidile eraldi. Kohtusime restoranis vaiksetel tundidel, söögisaal oli tühi, välja arvatud mõned töötajad, kes seadsid õhtusööki üles. Ma tahan kogu ürituse katta, ütlesin talle. Privaatruum, eelro menüü, veinipaaritus, tipptasu, kõik. Ta vaatas mind ettevaatlikult. See on märkimisväärne summa, Ivi. Kas sa oled kindel? Ma olen kindel ja sa ei taha, et keegi seda teaks, eks? Teavita seda restoranilt kingitusena, kui pead, väärtustatud külalisele, mis iganes töötab, aga ära maini mu nime. Ta noogutas aeglaselt, mõistes, et teema on pereringi asi. Ta ei küsinud rohkem küsimusi ja just seda ma Davidis hindasin, ta mõistis, et teatud asju ei pea selgitama.
Selle päeva jooksul kirjutasin tšeki summas $18,247. Vaatasin numbrit kaua, enne kui allkirja panin. See oli rohkem, kui olin endale 2 aasta jooksul kokku kulutanud, rohkem kui mu auto, rohkem kui 6 kuud. Kuna ma istusin oma isa sünnipäeva tähistamise laua ääres, ei olnud see hetk sugugi rahaga seotud. Rent minu korteri eest ei olnud see, mis mind vaevas. Minu jaoks oli oluline end täielikult olukorrast kõrvaldada. Kui ma oleksin pakkunud kulude jagamist, oleks see muutunud konkurentsiks, kui ma oleksin maksnud avalikult, oleks see olnud lugu sellest, kuidas ma üritan näidata, kui helde ma olen. Anonüümselt makstes kustutasin ma enda narratiivi sootuks, andes isale sünnipäeva, mis ei olnud varjutatud kohustuse või kibestumisega. See väärtuslik kingitus oli mulle $18,000 väärt. Kuid ma ei osanud ette näha, kuidas see tunne mind nüüd valdas, kui ma vaatasin oma venda, kes nautis tähelepanu. Tema naine rääkis sellest, kuidas helded inimesed tajuvad kvaliteeti ja kuidas tema abikaasa oli ilmselt kellegi tähtsa mulje jätnud, isegi seda ise märkamatagi. Mu vend noogutas tagasihoidlikult, mängides alandlikkust, samas kui ta võttis vastu kiitust, mille ta ei olnud ära teeninud. Mu rind paisus ja valus väänas end, küsides endalt, kas see olekski alati nii. Kas ma jääksin alati nähtamatuks, isegi kui mina olin see, kes kõike koos hoidis? Kas minu panused jääksid alati kellegi teise loo sisse kaduma? Korraks, vaid hetkeks, tundsin, kuidas pisarad surusid silmade taha, mitte kurbusest, vaid väsimusest, sellest tohutust koormast, mis kaasnes nähtamatus olemisega. Puhusin need pisarad minema enne, kui keegi märkaks, ulatades käe oma veeklaasi poole ja võttes aeglaselt lonksu. Ei, ma ei lasknud sellel hetkel mind murda. Ma olin teinud valiku ja see oli põhjendatud. Kingitus ei olnud tunnustuse nimel, vaid armastuse pärast, soovides lõpuks anda isale midagi, mis ei olnud keeruline. Kui ma nüüd rääkima hakkaksin, hävitaksin ma just selle, mida olin üritanud luua. Iga mu sõna muudaks kingituse tõendiks, relvaks vaidluses, mida ma ei soovinud pidada. Ma ei tahtnud, et see muutuks kohustuseks või survestamiseks. Ma tahtsin, et see jääks selliseks, nagu see oli, vaikseks ja ootusteta valikuks, isegi kui see tähendas, et pidin vaatama, kuidas keegi teine võtab au endale. Õhtu lõpus peatus meie laua ääres juhataja, kes soojusega meie peret tervitas. Ta pöördus austusega minu isa poole, tänades teda koha valimise eest, ja siis heitis ta mulle pilgu, mis ei varjanud äratundmist. Kui teil on midagi vaja, neiu Ivi, ütles ta mõõduka ja austava tooniga. Minu isa pea pöördus aeglaselt, vaadates mind nagu üritades liita 2 pilti, mis ei tahtnud omavahel sobida. Juhataja liikus edasi, teadmata, millise lainetuse oli ta meie vahel tekitanud. Mu venna naeratus muutus pingeliseks, tema naine nihkus toolis, vaadates ringi ja hinnates olukorda. Nad kaotasid midagi, mida ei saanud sõnadesse panna, kindluse, mis tuleb arusaamisest hierarhiast. Mõtlesin öelda midagi, lihtsat täpsustust, vaikset tunnustust. Sõnad ootasid endiselt, kuid ajastust on keeruline tabada ja tuba tundus äkitselt piiratuna. Öö oli jahe, kui astusin välja hoonest, mille soojus ja lubadus mind endiselt ümbritsesid. Sain aru, et ma ei ole valmis kuulma tõde, mis oleks voolanud minu sõnadest välja nagu valus süüdistus või väljakutse. Seetõttu valisin vaikus mitte karistuseks, vaid pigem kaitseks enda jaoks. Valgus, mis hoones veel säras, oli hoolikalt valitud, kuid nüüd, kui ma seisin seal, tundsin, kuidas valurinnus oli muutunud tuhmiks, tuttavaks. Olin seda enne kogenud ja teadsin, et pean seda veel kord taluma. Ent vähemalt täna öösel kandsin ma seda valu teadlikult, valiku kaudu, mis tegi selle kuidagi eriliseks, minu omaks. Vaikuses, mis järgnes, hakkasid mu mõtted ringlema. Kingitused, mis on antud vaikides, jäävad kummitama kauem kui need, millest kuulutatakse. Need loovad tühiku, kus varem oli kindel teadmine, ja seal, selle tühjuses, hakkab tõde liikuma. Ma ei vajanud, et keegi teaks, et see olin mina. Mitte veel, võib-olla mitte kunagi. Peamine oli, et ma ise mõistsin, miks ma seda tegin. Armastus ei vaja tunnistajaid, et olla tõeline, kuid saladused, isegi pehmed, ei jää igavesti varjatuks. Need ootavad, koguvad kaalu ja leides õige hetke, tõusevad pinnale ilma loata. Astudes üksi oma auto poole, valitses ümber vaikne linn. Aastate jooksul kogunenud $18,000 nähtamatust ja alahindamisest tundus, et seal, parkla keskel, hakkasid asjad lõpuks kokku sobima.
kui viimane külaline lahkus, hingas tuba välja. Toolid tõukusid tagasi ning töötajad lülitasid tuled pehmemaks, jättes endast maha vaikse, raskema õhu. Olime nüüd vaid meie perekond ilma pealtvaatajateta ja see vaikimine ei kiirustanud täitumiseks. Istusin veel mõni hetk, mitte väsimusest, vaid tunnetest, et midagi oli muutunud. Minu isa seisis laua lõpus, lahtise jakiga, noogutades teenindajale, nagu oleks ta endiselt külalistele tänu avaldamas. Ta nägi välja rahulolev, kuid mitte triumfeeriv, mõtlik, mitte hajevil. Mu vend seisis lähedal, telefon käes, kerides ilma tõeliselt midagi nägemata, ootamas, et tuba taas end ümber korraldaks. Tema naine seisis tema kõrval, tema naeratus oli kadunud, nüüd, kui kedagi ei olnud enam, kellele esineda. Tundsin, kuidas isa pilk minu peale langes, nagu märkaks ta valguse muutust enne, kui suudaks seda sõnadesse panna. See polnud terav ega uuriv, vaid kohalolev. Ta polnud nii mind vaadanud aastaid. Kuidas sul läheb, küsis ta lõpuks. Küsimus maandus veidi kohmakalt, mitte seetõttu, et see oleks liiga tungiv, vaid sest see oli harjumatu. Ta oli varem küsinud logistika, ajastuse ja praktiliste vajaduste kohta, kuid mitte kunagi mu tunnetest, alates hetkest, kui olin õppinud talle vastama viisil, mis ei seganud tema elu. Ma olen hästi, vastasin ma, kuid parandasin end kiiresti. Mul oli tore, ta noogutas, aktsepteerides seda ilma kommentaarita. See üksi üllatas mind. Ta toetunud lauale, nagu mõtleks, mitte juhiks. See oli kena õhtu, ütles ta. Ma ei teadnud, kui palju tööd sa sellesse paned. Oli hetk, millega ma ei reageerinud koheselt, mitte seetõttu, et mul oleks saladus, vaid et ma hindasin ruumi, mille mu vend oli avanud. Tundus, et ta tajus vestluse suunda ja tegi väikese sammu ettepoole, köhates ja alustades juttu plaanidest ning sellest, kes mida koordineeris. Tema hääl püüdis taastada tuttavat rütmi, kuid mu isa tõstis käe, mitte teravalt, vaid piisavalt, et peatada ta. Ma ei räägi sinuga, ütles ta rahulikult. Ruumi täitis vaikne hämarus. See ei olnud vali ega dramaatiline, kuid oli ühemõtteline. Mu vend tardus, tema näos peegeldus üllatus ja solvumise segu. Ta polnud sellist käitumist varem kogenud, mitte minu ees, mitte kunagi. Tema naise pilgud liikusid nende vahel, nagu ta püüaks välja selgitada, millises õhtus, millises versioonis ta nüüd viibima pidi. Isa pöördus tagasi minu poole. Sa näed alati kuidagi eraldatud, ütles ta ettevaatlikult, mitte rahulolematult, vaid lihtsalt kõrvaltvaatajana. Ma pole kunagi päriselt küsinud, miks. See ei olnud süüdistus, mitte kaitse, vaid küsimus, millele ta oli aastaid vastust vältinud, arvates, et teab seda juba. Ma ei armasta võistlemist, vastasin ma, ja ma ei taha inimesi ebamugavusse panna. Vend ei suutnud end tagasi hoida ja irvitas vaikselt. Sa paned selle kõlama, nagu meie oleksime probleem, ütles ta. Sa lihtsalt ei pane end kunagi mängu. Isa vaatas teda, tõeliselt vaatas. Piisab, ütles ta. Las ta lõpetab. Tundsin, kuidas mu rinnus midagi vabaks jäi, midagi, mille olemasolu ma polnud isegi märganud. Jätkasin, tõstmata häält ega püüdes oma eeliseid kasutada. Ma õppisin varakult, et kui ma rääkisin, muutus tähelepanu sellele, kuidas ma asju ütlesin, mitte sellele, mida ma ütlesin. Seetõttu lakkasin ma proovimast olla kuuldav. See ei olnud kadumine, vaid rahu valimine. Isa kuulas vaikides, ei katkestanud mind, ei parandanud mu mälu. Mu vend avas suu, kuid sulges selle taas, reeglid olid muutunud ja ta tundis seda. Ma arvasin alati, et sa oled lihtsalt sõltumatu, ütles isa aeglaselt, et sul ei ole palju vaja. Vaatasin talle otse silma, teades, et vähem vajaminek ei ole sama, mis vähem saamine. Sõnad rippusid meie vahel, rasked, kuid täpsed. Ta noogutas kord, nagu tehes kindlaks, et midagi on paika loksunud, sõltumata sellest, kas talle meeldis või mitte. Ma oleksin pidanud rohkem tähelepanu pöörama, ütles ta. See ei olnud vabandus, mitte tunnistus, vaid tunnustamine, mis jõudis sügavamale kui ükski valjem sõnum. Meie ümber muutus tuba väiksemaks, intiimsemaks. Mu vend liikus jälle, seekord ebamugavalt, mitte tähelepanu kaotamise, vaid liiga selge nähtavuse pärast. Tema naine puudutas tema kätt, vaikne signaal tagasi tõmbuda. Ta ei vaielnud vastu, ei teinud nalja, vaid langes vaikusesse. Isa vaatas meie vahel ja siis jälle minu poole. On asju sinu kohta, millest ma arvan, et ma pole kunagi päriselt küsinud. Ma lihtsalt arvasin, ütles ta.
Tõusin mitte lahkuda, vaid tasakaalustada meie vaheline ruum. Sa saad küsida, kui oled valmis, vastasin ma, ta noogutas taas, seekord kindlamalt. Ma küsin. Kogudes oma asju, jäi dünaamika muutumatuks, õrn, kuid tõeline. Väljas oli õhk jahe ja puhas, kui isa kõndis minu kõrval edasi. Parkimisala, kus me viibisime, ei olnud justkui ei ees ega taga. Kõik tundus väga kaalutletud. Enne lahkumist peatus ta, pöördus minu poole ja ütles, mul on hea meel, et sa täna tulid. Ma arvan, et ma vajan sind sellisena, nagu sa oled. Ma ei küsinud, mida ta silmas pidas, ma ei pidanud seda tegema. Mõned asjad pinnale ei tõuse enne, kui keegi küsib õiget küsimust. Hommikuks olid küsimused muutunud viisakusest üha teravamaks. Öösel viibinud ebamugavustunne, mis ei olnud päris piinlikkus, vaid pigem rahutustunne, mis ei lasknud end rahuldada, kuni see vormi sai. Minu vend oli esimene, kes hakkas sellele suunda andma. Ta ei suutnud taluda teadmise puudumist, kes oli maksnud, ja ei kannatanud mõtet, et midagi olulist oli juhtunud ilma tema osaluseta. Kui kontroll on kord häiritud, siis nõuab see tagasisaamist. Kohvi, mis maitses nagu rutiin, juues, hakkas ta helistama. Tema hääl oli terav, peaaegu sõbralik, just nagu inimesed kõlavad, kui nad ootavad vastavust. Ta küsis arvetest, volitustest ja sellest, kes oli õhtule allkirja andnud. Ta raamis selle kui majapidamistööd, kui uudishimu. Teisel pool telefoni kuuldus midagi muud, nõudlikkus. Vastused tulid tagasi puhtad, liiga puhtad, et neid painutada. Ürituse juht selgitas, et makse oli tasutud juba mitu nädalat tagasi, konto oli täielikult likvideeritud ning oli antud selged juhised, mitte avaldada allika nime. Minu vend surus edasi, tema hääl pingestus, viidates, et peavad olema mingid registrid, nimi, põhjus. Siis tuli see Ivi. Vaikne toetaja, pikaajaline suhe, kõik tasutud isikliku kingitusena, krediiti ei taotletud, teade ei olnud volitatud. Seda ei öeldud draama ega kohtumõistmisega, vaid lihtsalt nagu faktid sageli räägivad, ilma kaunistusteta, mureta selle üle, kuidas need kõlavad. Vaikus järgnes minu venna poolel, raske ja vaieldamatu. Kuna ta tõi selle pere ette hiljem samal päeval, siis ei esitanud ta seda avastusena, vaid segadusena, justkui tõde oleks teda üllatanud, mitte vastanud küsimusele, mille ta oli sundinud. Minu isa kuulis, tema nägu muutus aeglaselt uskumatusest arusaamiseni, seejärel millegi lähedase häbile. Tükid klappisid peaaegu julma efektiivsusega, omaniku viisakus, juhi tuttavlikkus, kingitus ilma nimega, kõik osutas ühes suunas ja ükski neist ei saanud olla juhus. Keegi ei vaadanud mind kohe. See oli kõige kummalisem osa. Tõde seisis seal, vaieldamatult, kuid ikkagi kõhklevalt, justkui selle valjuhäälselt tunnistamine teeks selle reaalseks moel, millega nad ei olnud valmis toime tulema. Minu vend vaatas lauda, lõualuupingul, tema naine istus tema kõrval jäigalt, tema varasem enesekindlus kadunud. Ka gravitatsioonikeskus oli seekord pöördumatult muutunud. Esimesena murdis mu isa. Ta ei tõstnud häält, ei käitunud autoriteetselt, vaid rääkis lihtsalt ning kogu ruumi kaal järgnes tema toonile. Kas see on tõsi, küsis ta, mitte süüdistavalt, mitte uskumatult, vaid lihtsalt väsinult. Ma noogutasin ükskord. Ma ei selgitanud, ma ei õigustanud, tõde ei vajanud toetust. Ta hingas aeglaselt välja, justkui vabastades midagi, mida ta oli aastaid hoidnud, ilma et oleks sellest aru saanud. Sa maksid kogu asja eest, ütles ta. Küsimus ei olnud enam küsimus, vaid pigem äratundmine. Minu isa silmad ei lahkunud minu omadest ja mina ei öelnud sõnagi. Ma ei oodanud tänu, aga vaikuse raskus, mis järgnes, oli peaaegu käegakatsutav. Mu isa õlad vajusid veidi alla, ta seisis nagu inimene, kellele on silma jäänud mitte üksnes vale, vaid terve mustriga. Ta vaatas mu venda, siis jälle mind. Ma lasin sul endale au anda, ütles ta vaikselt, suunates need sõnad korraga nii mulle kui ka teistele. Olin kindel, et see, mida ma teadsin, ei olnud vale, kuid ei julgenud seda kontrollida. Mu vend avas suu, kuid sulges selle kohe. Tema lugu ei suutnud enam ühtegi nurka leida, mis teda keskmesse tõstaks, ilma et see kokku variseks. Tema naine heitis talle kiiresti pilgu, seejärel vaatas ära, nagu oleks ta just kaalunud oma kohta hierarhias, mis äkitselt oli kokku varisenud. Sa ütled, et alustas mu vend, tema hääl pinges, sa oled osa sellest restoranist. Sul on olnud raha kogu aeg ja sa pole midagi öelnud. Ma ehitasin midagi, vastasin ma tasakaalukalt.
ma ei olnud kellelegi aru andma kohustatud. Aga see, kuidas sa riietud, kuidas sa käitud, ei määra seda, kui palju ma väärt olen. Sa otsustasid, et see on oluline, see on sinu probleem. Ta nägi välja, nagu tahaks vaielda, leida nurk, mis laseks tal midagi alles jätta, kuid seal polnud enam midagi, mida haarata. Mul on kahju, ütles mu isa, ja seekord olid sõnad suunatud täielikult mulle. Mul on kahju, et ma sind ei näinud, et ma lasin sul olla alahinnatud, et ma arvasin, et vaikus tähendab, et sa ei oma tähtsust. Ta ei lisanud tingimusi, ei pehmendanud seda seletustega, ta ütles selle kõigi ees, teades täpselt, kui palju see talle maksma läheb. Ma ei kiirustanud teda lohutama, ei heitnud seda kõrvale. Ma ei teinud seda, et midagi tõestada, ütlesin ma tegin seda, sest see tundus õige. See on kõik. Need sõnad kandsid raskust, mis ületas kõik süüdistused. Poleks olnud kuhugi peituda, ei olnud narratiivi, kuhu tagasi tõmbuda. Ma ei soovi, et seda teemat enam üles tuuakse, jätkasin, seades piiri, mille olin ära teeninud, mitte soosikuna, vaid tõena. Ma ei ole huvitatud olema päästja või erand, ma tahan lihtsalt austust. Mu isa noogutas kohe. Sul on see, ütles ta, ja esmakordselt ei kõlanud see nagu lubadus, mille ta unustaks. Vabandamine ei parandanud olukorda, ei pehmendanud õhku ega toonud kõiki tagasi oma kohtadele, nagu nuppu vajutades. Pärast isa sõnu venis vaikus ebamugavaks ja lahendamata, paljastades, kui vähe keel suudab teha, kui midagi fundamentaalset on välja öeldud. Seisin seal, mõistes, kui sügavale ulatub sulgemise müüt peredes nagu minu oma. Ütle kahju, liigu edasi, taastada kord. Kuid miski mu kehas ei tundnud end taastatuna. Mälestused ei kadunud, kui vabandus lõpuks saabus, nad seisisid rahulikult, oodates tunnustamist või ignoreerimist uuesti. Vabandamine ei kustutanud minevikku, see pakkus vaid võimalust teistsuguseks tulevikuks. Küsimus oli, kas ma astun sellesse tulevikku ja kui lähedal ma sellele seisan, see valik ei kuulunud enam pikalt ainult mulle. Mõne päeva jooksul hakkas surve ilmuma, alguses peentena, muret tundva sugulase kõnes, soe ja ettevaatlik. Sinu isa võttis selle tõeliselt raskelt, ütles ta. Oli sügavalt liigutav, et ta tunnistas oma vigu. Sellised hetked ei tule sageli peredes, kuid seekord oli see just see, mida me vajasime. Kohtasin teda järgmisel päeval isa kodus, kus valitses rahulik õhkkond. Olin köögis, valades klaasi vett, kui ta astus sisse. Tema sammud olid aeglased, kindlad, nagu ta oleks kaalunud iga sammu. Ta toetustas end letile, käed risti, ja tema hääl oli pehme, nagu nostalgiline mälestus. Hei, sul on natuke aega, küsis ta ja ma ei pöördunud tema poole, vaid vastasin lihtsalt, jah, räägi. Ma olen mõelnud, ta tegi pausi ja ma kuulsin, kuidas ta oma kaalu nihutas. Ma ei teadnud, et sa teed kõike seda restorani ja investeeringute osas. Kui ma oleksin teadnud, oleks kõik teistmoodi. Pöördusin tema poole. Tema nägu oli tuttav, täis avatud ja arusaavat ilmet, mis oli justkui kutse kompromissiks. Olin näinud seda ilmet 1000 korda peresöökidel, kui ta soovis viimasena sõna saada või kui ta tahtis end rahutoojana esitleda. Ta uskus oma juttu nii kindlalt, et ei suutnud ette kujutada, et keegi näeks selle taga midagi muud. Kuidas teistmoodi, küsisin ma ettevaatlikult. Ta silmad vilksatasid, nagu oleksin ta üllatanud. No, ma ei oleks öelnud seda, mida ma peol ütlesin. Mida sa ütlesid, küsisin ma, püüdes jääda rahulikuks. Tema naeratus hägus. Tule nüüd, Ivi, sa tead, mida ma mõtlen. Ma tahan kuulda, kuidas sa seda ütled. Ma tegin nalja su kleidi üle. See oli rumal, ma ei mõelnud midagi halba, tunnistas ta, kuid seal see oli tuttav deflektsioon. See oli nagu jalutuskäik, mille käigus ta püüdis suunata tähelepanu minu reaktsioonile, mitte tema sõnadele. Sa ütlesid, et ma ei saa endale uusi riideid lubada, vastasin ma rahulikult. Sa ütlesid, et kõik, mis ma väärt olen, on kasutatud. Kõigi ees isa sünnipäeval. See ei olnud, ta peatus, nagu oleks ta püüdnud oma sõnu ümber sõnastada. Olgu, see tuli valesti välja, aga sa tead, kuidas ma olen. Ma naljatlen. Olen alati selline olnud. Sa naersid ju varem. Ei, ma ütlesin, et olin vaikne. See ei ole sama asi, vastasin ma kindlalt. Teda vaadates märkasin, et midagi muutus tema silmades. Tundus, et ta püüab leida uut nurka, teistsugust lähenemist, mis võiks paremini toimida. Kuula, ütles ta pehmelt, tema hääl oli nüüd justkui palve.
Ma tean, et meie vahel on olnud kummaline õhkkond ja võib-olla ei ole ma olnud parim vend, aga me oleme perekond, Ivi. Me saame sellest üle. Kas mäletad, kui olime lapsed? Me olime omavahel nii lähedased, rääkisime kõikidest asjadest. Mäletasin neid aegu. Olin 12-aastane ja kummardasin tema ees, järgides teda igal pool majas, naerdes tema naljade üle, lootes, et ta mind armastab. See oli aeg, mil perekond oli kõik ja ma lootsin, et suudame taas leida tee tagasi sinna. Mäletan, kuidas 15-aastasena märkasin, et mu venna tähelepanu sain siis, kui tal midagi vaja oli. 20-sena seisin ma kõrvalt ja vaatasin, kuidas ta võttis endale au meie ühiselt projektilt, mille kallal olin vaeva näinud, samal ajal kui meie isa kiitis teda ja mina seisin nurgas, nähtamatuna. Me polnud kunagi lähedased, ütlesin vaikselt. Olin lihtsalt kergesti kättesaadav. Tema nägu muutus külmaks, mask libises hetkeks kõrvale ja ma märkasin tema sees peituvat ärritust, mehe frustratsiooni, kes ei saanud seda, mida tahtis. Olgu, ole nii, ütles ta, tõukudes leti äärest eemale. Ma püüan siin asju parandada ja sina lihtsalt. Ta vehkis käega, nagu ei oskaks sõnu leida. Ma ei tea, mida sa minult tahad. Ma tahan, et sa lõpetaksid teeselda, et sa ei tea, mida sa tegid, vastasin ma ütlesin, et olen vabandanud. Ei, sa ütlesid, et sa ei mõelnud seda. See pole vabandus, see on ettekääne. Ta vaatas mind ja hetkeks tundsin, et äkki kuuleb ta mind, et midagi, mida ma ütlesin, jõuab kuhugi tõelisesse. Siis ilmus tema naine ukse taha, tema ajastus oli liiga täpne, et olla juhuslik. Ta oli kuulnud, ma taipasin, oodates õiget hetke sekkuda. Kas kõik on korras, küsis ta, tema hääl oli kerge, kuid silmad teravad. Mu vend pöördus tema poole nähtava kergendusega. Jah, me oleme valmis, ütles ta ja kõndis temast mööda, tagasi vaatamata. Tema naine jäi hetkeks seisma, silmas mind hoolika ilmega, mis polnud vaenulikkus, vaid midagi hoolikamat. Ta tõeliselt püüab, ütles ta lõpuks, oma moodi. Ma tean, vastasin ma, see on probleem. Ta hoidis mu pilku veel ühe hetke, siis pöördus ja järgnes oma mehe välja köögist. Jäin üksi, klaas vett endiselt käes ja tundsin, et midagi asetus paika, mitte viha, mitte kurbus, vaid selgus. Ta ei kavatse kunagi muutuda, mitte seepärast, et ta ei suudaks, vaid et ta ei uskunud, et tal seda vaja oleks. Tema meelest polnud probleem see, mida ta oli teinud, vaid see, et ma olin halvasti reageerinud. Kui ma lihtsalt aktsepteerin tema mitte vabandust, naeran selle üle ja naasen oma kohta hierarhias, võiks kõik tagasi normaalseks minna. Kuid mina olin lõpetanud normaalsusega leppimise. Hiljem küsis mu isa, kas saame rääkida. Istusime vastamisi tema kabinetis, ruumis, kus ta oli alati tõsiseid vestlusi pidanud, ilma publikuta, ilma etenduseta. Ehtne õhtune valgus voolas aknast sisse, visates pikki varje meie vahele lauale. Ta ei alustanud seletustega, vaid küsis hoopis, mida sa nüüd minult vajad? See oli esimene kord, kui ta küsis seda ilma ootusteta vastuse suhtes. Võtsin hinge ja märkasin, et olen selleks vestluseks ilma teadlikkuse ja ettevalmistuseta juba ammu valmis olnud, sõnu peas korduvalt läbi mõelnud unetutel öödel ja vaiksetel hommikutel. Ma tahan, et sa näeksid mind, ütlesin. Mitte seda versiooni minust, mis on mugav, mitte vaikset, kes probleeme ei tekita, mind. Ta noogutas aeglaselt, oodates. Ma tahan, et sa lõpetaksid meie, mind ja teda, võrdlemise. Ma tahan, et sa lõpetaksid arvamast, et kuna ma ei küsi tähelepanu, siis ma ei vajagi seda. Ma tahan, et sa mäletaksid, et ma eksisteerin isegi siis, kui mind pole ruumis. Ootasin tundes, kuidas aastate koormus surub mu rinna vastu ja ma tahan, et sa mõistaksid, et ma ei ole enam vihane. Olin väsinud. Väsinud end pidevalt tõestamast, väsinud olemast nähtamatu, väsinud jälgimast, kuidas teised saavad tunnustust asjade eest, mida olin teinud. Istusin seal, vaadates isa nägu, otsides tuttavaid märke, mis viitaksid tema peale surumisele, lõuatõmmet, pilku kõrvale, hingetõmmet, mis eelnes sellele, et ta mingi vastuse ära ütleb. Ent need ei tulnud. Ma ei teadnud, ütles ta lõpuks, tema hääl oli vaikne ja kõhklev. Ma ei teadnud, et sa nii tunned, proovisin mitu korda oma tundeid edastada, aga tundus, et ta ei kuulnud. Ta vaatas oma käsi ja ma mõistsin, et kõike, mida ma arvasin, ei olnud oluline. Ma eksisin, ütles ta lõpuks ning ma nõustusin. Ja siis esmakordselt oma elus nägin ma oma isa tõeliselt ebakindlana. Ta ei esitanud enam valealandlikkust, vaid tundis seda.
Ma ei saa seda tagasi võtta, ütles ta, aga ma saan lõpetada selle tegemise. Ma saan hakata tähelepanu pöörama. Ma saan küsida, selle asemel, et oletada, ta peatus. Ma tean, et see ei ole piisav, aga see on kõik, mida ma pakkuda saan. See ei parandanud kõike, kuid muutis midagi reaalselt. Esmakordselt uskusin ma, et ta mõtleb tõsiselt, mitte seepärast, et ta oleks leidnud õiged sõnad, vaid seetõttu, et ta ei püüdnud enam neid leida. Ta istus lihtsalt seal, ebamugav ja ebakindel, olles valmis olema nähtav kui keegi, kes oli ebaõnnestunud. See oli rohkem, kui ta kunagi mulle andnud oli. Mõistsin, et andestus ei tähenda sama, mis leppimine. Ma võisin vabaneda kibestumisest, ilma et pidin iga ust uuesti avama. Ma sain soovida neile head, ilma et peaksin end tagasi panema olukorda, mis nõuab pidevat enese kustutamist. Halastus ei pidanud alati tähendama lähedust, mõnikord tähendas see distantsi, selget, rahulikku ja vabandamatut. Kui ma oma otsusest rääkisin, olime kõik koos, minu isa, mu vend ja tema naine. Ma ei dramatiseerinud seda, ei oodanud täiuslikku hetke. Lihtsalt ütlesin, ma olen endiselt kohal tähtsatel hetkedel, sünnipäevadel, pühadel, aga ma ei osale enam võrdlemistes ega võimuvõitlustes. Kui see algab, siis astun kohe eemale, ilma selgituseta. Ma ei küsinud, kas see on okei. See oli fakt, mu isa nägu langes veidi, ta oli pettunud, kuid ei vaielnud vastu. Ma mõistan, ütles ta, ja esmakordselt uskusin ma teda. Mu vend tõusis ja küsis, nii et sa lihtsalt, jah, ütlesin katkestades ta. Ta avas suud vaidlema, kuid sulges selle taas. Tema naine puudutas tema kätt, väike žest, mis võis olla lohutus või hoiatus. Ta istus oma toolis tagasi, lõug pingule, selgelt solvunud, kuna oli kaotanud ligipääsu, kuid polnud kindel, kuidas võidelda millegi eest, mille olemasolu ta polnud kunagi teadvustanud. Tema naine ei öelnud midagi, kuid nägin, kuidas ta ümber hindab, kuidas tema abielu hierarhia tema jalgade all muutub ja ta ei olnud veel kindel, kuhu ta maandub. Igaühel neist oli hetkeks kadunud midagi tuttavat, kontroll, mugavus, kindel tunne. Mitte midagi ei võetud vägivaldselt, see oli lihtsalt enam mitte kättesaadav. Vaikuses, mis järgnes, asus midagi ootamatut paika, mitte triumf, mitte õigustus, vaid rahu, mõõdetud ja tõeline. Ma ei tundnud enam vajadust oma distantseerimist õigustada ega oma valikuid seletada. Nad ei pidanud nõustuma, et see oleks kehtiv. Tõusin püsti. Ja keegi ei liiku, et mind peatada. Astusin ukse poole ning keegi ei kutsunud mind tagasi. Astusin õhtusesse õhku ja esmakordselt pärast pikka aega tundsin end kergena. Olin aastaid uskunud, et aktsepteerimine on kuulumise hind. Nüüd teadsin paremini, kuulumine, mis nõuab iseenda reetmist, ei ole kuulumine üldse. Mõned nädalad möödusid ja elu ei muutunud enam õigele kohale, nagu inimesed tavaliselt eeldavad pärast tüli. Ei olnud mingit tervendamise montaaži, ei tulnud ootamatult soojust vanadesse tubadesse. Pereliikmed jätkasid kokkusaamisi, rääkisid ja jagasid toite, kuid rütm oli muutunud. Sunduslik lähedus oli kadunud, nagu ka kerge julmus. Selle asemele oli tulnud midagi vaiksemat, ettevaatlikumat ja esialgu tuttavat. Ma ei istunud enam servas, kuid ei olnud ka keskel. Olin valinud, kus seista ja see valik tõi kaasa muudatused, mis ilmusid väikestes, kuid kindlates märkides. Minu isa hakkas enne otsuseid küsima, mitte kui etendust, vaid harjumusena, mida ta ilmselgelt õppis. Ta lõpetas oma laste üle kiitlemise, nagu oleks ta mõistnud, kui tühine see keel oli. Minu vend ei teinud enam nalju minu arvelt, hoidis oma distantsi, kuid austavalt ja ettevaatlikult. Tema enesekindlus oli muutunud tasasemaks. Tema naine kohtles mind viisaku neutraalsusega, mis kätkes piisavalt ettevaatlikkust, et tunnustada uusi piire. Keegi ei palunud enam vabandust, nad ei pidanud seda vajalikuks. Käitumine on sõnadest valjem, kui see on järjepidev. Üks pärastlõuna naasin restorani üksi, ilma pidustuste, pereta, ilma ootusteta. Koht oli rahulik, töötades oma igapäevases rütmis ja ma tundsin end seal rohkem iseendana kui kunagi varem peol. David tervitas mind nimepidi, nagu alati, noogutades, et tunnustada partnerlust, ilma et see muutuks spektakeliks. Rääkisime lühidalt tegevustest ja plaanidest, mis ulatusid kaugemale ühest õhtust. Laienemine on graafikus, ütles ta, libistades lauale kausta. Teine asukoht avatakse 4 kuu pärast. Numbrid on paremad kui prognoositud.
Vaatasin lehti, olles rahul sellega, mida nägin: 3 aastat kannatlikku investeeringut, vaikset toetust ja läbiarvutatud otsuseid, kõik suunatud millegi jätkusuutliku poole. Soovin oma osalust suurendada, ütlesin. Teine 200 000, kasutage seda meie arutatud töötajate koolitusprogrammi jaoks. Ta noogutas, üllatuseta oli ta nüüdseks õppinud, et minu osalus tuli ilma stringideta, ilma nähtavuse nõudmisteta. On veel midagi, ütles ta, kõhkledes veidi. Möödunud kuul lähenes mulle grupp investoreid. Nad soovivad sinu osalust osta, pakkudes 3 korda rohkem, kui sa sisse panid. Panin oma kohvi maha. Mida sa neile ütlesid? Et ma küsiksin sinult, aga ma juba tean vastust. Naeratasin kergelt. Vastus on ei. Ma ei ole huvitatud kiirest tootlusest. Mind huvitab see, mida me ehitame. Ta hingas kergendatult välja. Just seda ma neile ütlesin. Istudes seal, mõtlesin, kui sageli oli mu vaikus valesti mõistetud. Olin aastate jooksul kogenud, et seda peeti nõrkuseks, kuigi tegelikult oli see lihtsalt vastupidamine. Olin talunud rohkem, kui oleksin pidanud. Oli päev, mil ma avastasin, et uskumine, et vaoshoitus on sama, mis tugevus, oli vale. Vaikus, mis mind ümbritses, ei olnud enam midagi, mida keegi minu peale surus. See oli valik, tööriist, mitte kaitse. Mu keha ja hoiakud rääkisid enda eest, lahkusin ruumidest, ilma et oleksin otsinud heakskiitu, ja rääkisin, valmistamata end ette kaitsepositsioonideks. Mäletasin tüdrukut, kes ma kunagi olin, sellistel üritustel nagu sünnipäevapidudel, numbreid lugedes, et teada saada, millal on sotsiaalselt vastuvõetav lahkuda. Olin harjutanud neutraalseid vastuseid, kui keegi märkaks mind piisavalt kaua, et kommentaari teha. Mäletan, kui kurnav oli pidev valmisolek end seletada ja kui kergendust pakkus mõista, et seda ei olnud enam vaja. Mu muutumine ei olnud lärmakas, vaid tasapisi toimunud valikute jada, mis lõpuks ometi kokku langes. Oma väe tagasivõtmine ei olnud kunagi seotud kellegi häbistamisega või nende kokkuvarisemise pealt vaatamisega. See ei olnud ka minu väärtuse tõestamine tõendite abil või kõigi saladuslikult ehitatud asjade avalikuks tegemine. Tõeline jõud oli vabadus lõpetada oma väärtuse üle läbirääkimine. See tähendas, et ma võisin lahkuda narratiividest, mis sundisid mind olema väiksem, et teised saaksid end suursugusena tunda. Ma ei pidanud oma kogu lugu rääkima, et väärida austust, mul oli piisav, et lõpetada osalemine lugudes, mis kustutasid mu olemasolu. Peredünaamika ei paranenud üleöö ega pidanudki. Oluline oli see, et vanad rollid enam ei sobinud. Ma ei olnud enam see, kes pinget silub, emotsioone tõlgendab või ebamugavust talub, et asjad meeldivad püsiksid. Ilma selle rollita pidi pere kohanema või istuma aastate jooksul vältitud hõõrdumisega. Restoranist lahkudes peatusin hetkeks, mitte tagasivaatamiseks, vaid muutuse tunnustamiseks. Ma ei vajanud kedagi, kes mind täielikult mõistaks. Ma ei vajanud tunnustust või lunastust. Ma vajan iseseisvust ja mul oli see. See oli piisav. Sõitsin koju aknad all, linn liikumas ümber minu ilma vastuseisuta. Vaikus tundus teenitud, mitte kehtestatud. Esmakordselt ei mõõtnud ma ennast kellegi teise ootuste järgi. Ma ei mõelnud, kuidas mind tajutakse, ma olin kohal oma elus, juurdunult valikutes, mille taga ma seisin. Ma ei olnud enam see, kes ma olin, ja ma ei pidanud olema. Ma ei vajanud luba, et seda öelda. Kui oled kunagi oma välimuse tõttu hinnatud ja alahinnatud, sest sa ei sobinud kellegi teise edusammude definitsiooniga, loodan, et see lugu tuletas sulle meelde midagi olulist, sinu väärtust ei määra need, kes keelduvad seda nägemast. Mõnikord on kõige võimsam asi, mida sa saad teha, lõpetada enda seletamine ja alustada elu oma tingimustel. Kas arvad, et kaugus on raskem kui andestamine või vastupidi? Kui see lugu jäi sinuga, jäta kommentaar. Ma loen neid kõiki. Ja kui sa jõudsid siia, siis aitäh, et said osa. Kui soovid rohkem selliseid lugusid, ära unusta likida ja tellida, et mitte maha magada, mis järgmiseks tuleb.